ma räägin ka sellest, mis on selline meie rakendamise kava, et kuidas me kavatseme teile kõigile siin abiks, nõuks ja toeks olla. Aga ilma pikema jututa ma siis jagan kohe ekraani, lasen ka ettekande. Nii. Räägime siis uuendustest riiklikes õppekavades ja meil on siis fookuses teatavasti 3 õppekava. Meil on põhikooli riiklik õppekava, põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava ja gümnaasiumi riiklik õppekava ja neist kõigist me 3 me siin põgusalt täna ka räägime. Nüüd ajaloost hästi põgusalt, aga põhimõtteliselt kehtivad meil täna veel siis õppekavad, mis on võetud vastu Vabariigi Valitsuse poolt aastal 2010 või 2011. Ja viimane selline suurem sisuline muudatus õppekavadest toimus meil aastal 2014. Ehk sisuliselt on praegu meil möödunud juba peaaegu 10 aastat hetkest, mil õppekavade sisu või õpitulemused üle vaadati sellise kriitilise pilguga, et tagada ka nende siis kooskõla, ütleme, uuenenud või muutunud ühiskonna vajadustega. Ja 2014 toimus ka tegelikult tol hetkel elukestva õppe strateegia vastuvõtmine, kus siis anti tegelikult ministeeriumile ülesandeks nüüd riiklikud õppekavad uuesti uuendada. Ja 2016 siis sai ministri poolt allkirjastatud lähteülesanne nende uuendamiseks, et sealt tuli see mandaat hakata tegelema nüüd uue õppekava või õppekava uuendamisega. Ja seejärel siis pandigi kokku ekspertidest koosnevad töörühmad, kes siis hakkasid lähteülesandest tulenevalt siis neid õpitulemusi või õppekava sisu tegelikult tervikuna uuendama. Nende eksperttöörühmade töö valmis, esimene faas, mis valmis, oli õpitulemuste ja ainevaldkonna pädevuste kirjeldamine ja see sai valmis 2018. aasta lõpuks. Ja siis 2019-2020 õppeaastal toimus siis ka nende uute õpitulemuste katsetamine meie mõnes üldhariduskoolis üle Eesti. Ja siis katsetamise tulemuse või katsetamise käigus koguti siis ka tagasisidet õpetajatelt ja koolidelt selle osas, et kas need õpitulemused on rakendatavad, kas nad on arusaadavad, mis vajab veel täiendamist ja lihvimist. Ehk et tehti selline väike katsetuse periood ka välja, et saada aru, kas me oleme õiges suunas liikumas selle uuendusprotsessiga. Ja siis jõudis kätte aasta 2021, selle aasta lõppu tegelikult, kus siis võeti vastu otsus, et meil on katsetatud, meil on kõik tehtud ja korras, lihvime need dokumendid ära ja võtame siis need vastu. Aga siin teatavasti tulid meile vahele siia mitmete valitsuste vahetused ja muud murekohad, aga lõpuks me oleme täna siis tõesti olukorras, kus Vabariigi Valitsus on need õppekavad kinnitanud. Ja tänaseks on nad tõesti ka Riigi Teatajas täitsa ametlikult avalikud, ehk et nüüd on asi päriselt ametlik ja hakkame vaikselt liikuma nende rakendamise poole. Ekspertidest võib olla nii palju, et eksperdid nagu ikka siis hangiti hanke kaudu. Konkursile siis kutsuti eksperte erinevatest ainevaldkondadest, oli esitatud iga õppeaine eksperdid, oli esitatud ka ülikoolide eksperdid, me räägime ainedidaktika õpetajatest ja teadlastest. Ja kokku oli nimeliselt erinevatest töörühmadest meil 400 eksperti, ehk et see oli väga laiapõhjaline kaasamise ja koostöö. Ja esimestes sellistes aruteludes, kus me seadsime sihte ja sõnastasime endale eesmärke, olid meil kaasas ka koolijuhid, lapsevanemad, õpilased, hariduspsühholoogid ja teised sellised, ütleme laiapõhjalisem sidusgruppide seltskond, kellega koos siis sai sihid seatud ja kellega koos sai ka siis nagu see lähteülesanne lõpuks paika, et mida me muutma läheme. Nüüd see lähteülesanne, mis siis ministri allkirjaga 2016 vastu võeti, see seadis meile siis riiklike õppekavade uuendamise eesmärgiks number 1 selle, et meie ilusate õppekava üldosas toodud rõhuasetuste, meil on valdkonna sellised valdkondade ülesed teemad, läbivad teemad, meil on üldpädevused, meil on rõhuasetused, meil on väärtused, aga need ei leia tingimata tänases õppekava versioonis siis väga sisulist või põhjalikku kajastust meie õpitulemustes, mis on ainekavades esitatud, et nende üldosade integreerimine õpitulemustesse võiks olla parem. Teine selline suurem eesmärk oli vähendada õppekavade ülekoormatust, et tekitada sellist või luua selline õppekeskkond või õppeolukord, kus õpilane ei ole pidevalt kodutöö ja koolistressiga ülekoormatud. Kolmas rõhuasetus oli siis tuua nagu fookus või tuua see kese rohkem sinnapoole, et me rääkisime päriselt väljundipõhisusest, et meil oleks fookuses tõesti mingite pädevuste, oskuste teadmiste omandamine, mitte niivõrd mingite kindlate teemade läbivõtmine ja et õpilane väljuks siis koolist sellise pädevuste komplektiga, mis aitaks tal elus päriselt toime tulla. Ja 4. fookus oli siis
eritasemetel lihtsustatud õppe, me räägime siin tõhustatud, lihtsustatud ja toimetulekuõppest, eks ole, et eelkõige just juhul, kus klassiruumist õpib korraga paralleelselt siis õpilasi nii tavaõppekava, tavalise põhikooli riikliku õppekava kui ka lihtsustatud õppekava järgselt, et õpetajal ja õpilasel oleks nagu loogilisem selle õppetöö korraldamise sellisel kujul. Et siduda natuke rohkem paremini need kaks sellist õppekava ka omavahel kokku. Mida ei muudetud või ütleme, fookusesse võeti muuhulgas ka see, et meil tegelikult needsamad üldalused, need rõhuasetused, mis meil on õppekava üldosas kirjas, et need on tegelikult väga hästi kooskõlas sellega, mida me nimetame meie nüüdseks õpikäsitluseks, et need ei vajanud muutmist ja põhimõtteliselt sellest tulenevalt siis jäi meil jäi ka sisuliselt muutmata õppekava üldosa. Ei muudetud ka neid regulatsioone, mis tulenevad meil põhikooli gümnaasiumi seadusest. Küll aga uuendati ära kõik õppekavade lisad, me räägime siin ainevaldkonna kavadest ja lihtsustatud õppekava puhul räägime siin siis tõesti nende erinevatel tasemetel lihtsustatud õppekavadest. Ja samuti siis õppekavade enda üldosadest tehti küll üksikuid muudatusi, mis olid kohati seotud mingisuguste riiklike prioriteetidega, näiteks lisati finantskirjaoskus kui mõiste ettevõtlikkuspädevuse loetellu ja kaasajastati mõnda läbivat teemat, aga põhimõtteliselt olid ka need siis seotud sellega, et toetada nüüd nende ainevaldkondlike muudatuste rakendamist. Näiteks siis ka see, et koolil võiks olla võimalik lõimitult või paindlikumalt siis ka esitada seda oma kooli õppekava, just sellisel kujul, nagu kool seda ise kavandanud on. Nii. Ja siis võiksimegi minna põhimõtteliselt täpsemalt selle juurde, et mis nagu teistmoodi nagu praegu välja nägema hakkab või välja näeb. Siis rõhuasetuste integreerimisega tegelikult tehtigi niimoodi, et töörühmad lähtusid põhimõttest, et üldpädevused peaksid olema kajastatud aine õpitulemustes ning sellest lähtuvalt siis ka ainevaldkonna pädevused ja õpitulemused uuendatud said. Ja samuti on siis ainevaldkonnaga täpsustatud natukene hindamise ja õppekeskkonna kujundamise kirjeldusi, et rõhutada rohkem sellist ka õpilase vaimset heaolu ja üldiselt neid rõhuasetusi ja ka väärtusi, mis meil on õppekava üldosas. Ja ainevaldkonnad, üldpädevused, läbivad teemad jäid samaks. Meie lähtealused on jätkuvalt need samad. Ülekoormatuse puhul meil täna siin ei ole tegelikult selliseid põhjapanevaid andmeid selle kohta, kas meie õppekava oma olemuselt ise riiklik õppekava on ülekoormatud või mitte. Ja uuringud pigem viitavad sellele, et küsimus on selles, kuidas konkreetselt on kooli õppekava üles ehitatud ja kuidas õpetaja seda õppetööd ise nagu omal tunnis läbi viib. Ja kuna meil ei ole nagu sellist, tol hetkel vähemalt kindlasti ei olnud sellist alust väita, et õppekava ülekoormatud on, siis antigi ekspertidele töörühmades ülesandeks hinnata, millised õpitulemused peaksid siis olema tegelikult ainekavas, et see oleks eakohane kooliastme õpilastele eakohane ja võimetekohane. Ja samuti siis aitab tegelikult seda tajutud koormust vähendada see, kui me rõhutame õppekavas just õpitulemusi ja mingite oskuste teadmiste kujunemist, mitte niivõrd mingite teemade läbivõtmist. Sellisel ei teki nagu sellist põhjendamata ootust, et hästi paljusid teemasid tuleb kindlasti käsitleda selleks, et mingisugune oskus omandada. Et see fookus oli. Ja sisendipõhise, ütleme, õpikäsitluse liikumise väljundipõhisuse poole, siis sellest tulenevalt siis ei ole meil enam, eks ole, riiklikes õppekavades ja lisades kirjeldatud aine sisu. Õppimise sisuks ongi tegelikult õpitulemused ja õppekava me kehtestame ikkagi haridusstandardi, ehk me kirjeldame ära selle, milliste oskuste ja teadmistega õpilane peaks koolist välja minema, mitte seda, milliseid teemasid peaks olema käsitlenud. Et see on samamoodi, eks ole, siis kooskõlas väga kenasti meie õppekava üldosaga ja ka nüüdisaegse õpikäsitluse põhimõtetega. Nii. Nüüd siis võiksime vaikselt minna selle juurde, mis konkreetselt ühes ainevaldkonnas muutuma hakkab või mis siis ka õppekavas täpsemalt siis need uued regulatsioonid on. Ja esimeseks võiks meil olla siis põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava, millest räägib meile täpsemalt Kristiina. No nii, tere, olen kuulda ja näha. Ja, väga tore. Olen saanud korralduse 4 minutiga anda ülevaade sellest, mis toimus põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava üldosa puhul
ja teadupärast on meil 3 õppetaset, nii nagu Merlin nimetas, lihtsustatud õppetase, toimetuleku õppetase ja hooldusõppetase, mille sisudel ehk ajakohastatud õpitulemustel ma väga ei peatuks, sest nagu ütles Annika, siis meil tulevad sellised spetsiifilised infotunnid, kus me neid lisasid põhjalikumalt käsitleme. Aga põgusalt annan ülevaate, mis toimus siis meie õppekava üldosas, mis sai täies ulatuses üle vaadatud, arvestades, et see õppekava oli kõige kauem nii-öelda puutumata või ajakohastamata. Ehk et siis määruse üldosa struktuur ja määruse lisade üldalused said ühtlustatud niivõrd, kuivõrd see võimalik oli PRÕK-iga, nii nagu Merlingi mainis. Mis suuremad muudatused, mis vääriksid esiletoomist, on need, et sihtgrupp sai laiendatud. Teadaolevalt praegu kehtiv, veel mõned päevad kehtiv õppekava laienes ainult intellektipuudega õpilastele, kuid nüüd uues ajakohastatud õppekavas on nõustamismeeskonna soovitusel ja vanema nõusolekul võimalik lihtsustatud õppekava määrata siis ka pervasiivse või spetsiifilise segatüüpi arenguhäirega õpilasele ja seda ka teatud tingimustel, aga neid tingimusi saab siis lugeda täpsemalt seletuskirjast ja määrusest endast ka, et arvestades aja vähesust ma nendel praegu pikemalt ei peatu. Samuti saab nüüd erandjuhtudel määrata PLRÕK-i, mis on siis lühend sellest pikast sõnade jadast, on määrata koolikohustuse ea ületanud isikutele, kes on pikemat aega aktiivsest õppest eemal olnud ja ei ole seetõttu võimelised õppima põhikooli riikliku õppekava alusel, aga need on siis erandjuhud, nii nagu öeldud. Muudetud sai veel ka toimetuleku ja hooldusõppe õpilaste nominaalse õppeaja regulatsiooni. Ka tänane määrus näeb tegelikult ette võimaluse nimetatud õppetasemetel nominaalset õppeaega pikendada 2 õppeaasta võrra, aga erisus on nüüd kehtima hakkavas versioonis see, et kuivõrd varem pidi lapsevanem esitama teatud kindlaks ajaks avalduse oma toimetuleku või hooldusõppel oleva lapse õppeaja pikendamise kohta koolile, kool siis otsustas, kutsus oma nõukogu kokku ja andis siis tagasiside. Raskusi oli nii õpetajal õppetöö planeerimisel, sest puudus teadmine, kas laps jätkab nii-öelda pikemas õppes või ei jätka. Nüüd on nii, et see toimub automaatselt. Kui kool sellega nõus ei ole, mingitel erinevatel põhjustel peab kool hoopiski andma nüüd seekord lapsevanemale sellest teada. Järgmise asjana tooksin esile selle, et täna kehtivas määruses on üsna ebaselgelt kirjas see, et mismoodi tuleb kooli õppekava koostada, kui koolis toimub õpe nii põhikooli riikliku kui põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel. Et kas üldosa peab olema ühine, kas lõki ainekavad või siis vastavalt hooldusõppe puhul tegevusvaldkondade kavad peavad olema koostatud või mitte. See on üsna ebaselge. Nüüd kehtima hakkavas regulatsioonis on see hästi selgelt kaardistatud ja see probleem peaks lahendatud saama. Lisaks tooksin välja selle, et täna veel kehtivas õppekavas ei ole loovtöö koostamise võimalust lihtsustatud, rääkimata siis toimetuleku õppel olevatel õpilastel. Nüüd see võimalus on loodud, küll aga on jäetud ka sisse erisus nende õpilaste puhul, kes ikkagi ei ole võimelised loovtööd koostama ja nende puhul saab siis IõK-s ehk individuaalses õppekavas see ülesanne asendada mõne muu õppeülesandega, et see on ka selline ühtlustamise koht PRÕK-iga. Määruse lisad. Määrusel on 3 lisa, nii nagu räägitud, lisade üldalused ühtlustati, mis tähendab seda, täna on nad jällegi üsna selles mõttes erineva loogikaga koostatud. Nüüd selline üldaluste plokk on kõigil üsna ühesugune, aga lähtuvalt siis õppetasemest on see sisu varieeruv. Lisatud sai sihiseade lihtsustatud õppes, põhikooli sihiseade toimetuleku õppes ja põhikooli sihiseade hooldusõppes.
lisatud sai kõikidesse õppetasemete lisadesse kohandatud üldpädevused vastavalt siis nende laste tasemetele. Lihtsustatud õppetaseme puhul ühtlustati ka kooliastmed PRõK-iga, aga jätkuvalt on välja toodud ka taotletavad pädevused arenguperioodide kaupa ja nii nagu öeldud, siis õpitulemused ja õppekasvatuse eesmärgid üldisemalt on ajakohastatud ning arvestavad õppekava sihtrühmaks olevate õpilaste kognitiivse ja vaimse võimekusega. Et ma siinkohal paneksingi punkti ja kõik, keda teema otseselt kõnetab, on oodatud siis PRõK-i infotundi edasi kuulama. Aitäh. Loodan, et ma väga ajast üle ei läinud. Arvan, saame hakkama. Ma võtan siit uuesti tagasi sõnajärje endale ja räägin siis natukene ka sellest, mis meil siis muutub suures pildis põhikooli riiklikus õppekavas ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas. Põhikooli puhul siis üks suurem muudatus, mida ma juba mainisin ka, on siis see, et õppesisu, mõistete ja praktiliste tööde loetelu enam ainekavades ei esitata ja õppekava sisuks ongi õpitulemused ehk siis see standard ehk need pädevused, oskused, hoiakud, teadmised, mis siis õpilased peaksid olema mingisuguse kooliastme lõpuks omandatud. Suures pildis on siis veel muudatus ka see, et ainevaldkonnakavadel on natukene uus ülesehitus. Põhimõtteliselt on need sisuosad samad, aga natukene me vähendasime seda eesmärgi seada kihti, mis varasemalt õppekavades oli. Et praegu ta on natukene loogiliselt üles ehitatud muu hulgas. Siis kolmas või selline üks suurematest muudatustest on siis see, et B-võõrkeele puhul, siis kui õpilane asub õppima B-võõrkeelt, siis on kool talle edaspidi kohustatud pakkuma valikut vähemalt 2 võõrkeele vahel valida. Et õpilane peab saama ise valida vähemalt 2 võõrkeele vahel. Lisaks siis väikese muudatusena on ka see, et kui praegu meil regulatsioonid näevad ette, et kool peab tagama õpilasele karjääriõppe, info või nõustamise, siis nüüd on ikkagi, ütleme, selline ühiskondlik konsensus see, et tegelikult on need kõik 3 karjääriteenust hädavajalikud selleks, et õpilane õpiks ise ennast mõtestama ja enda tulevikku kavandama ja seetõttu on sinna see või asendatud jaaga. Et ta on tegelikult väga suur ja sisuline ja põhimõtteline muudatus, aga see tugi tegelikult on ka olemas ja kasutusel väga paljudes koolides juba täna sellisel kujul. Nüüd teine selline suurem asi on siis tõesti see, et kui meil praegu on õppekavas nädalatunnid jaotatud või esitatud õppeainepõhiselt, siis nüüd on nädalatunnid esitatud valdkonnapõhiselt. See ei tähenda seda, et me oleksime loobunud sellest, et mingid õppeained peab kindla tunni, ütleme, et mingite õppeainete arvestuses on tähtis mingisuguse õppemahu saavutamine või mingisuguste pädevuse saavutamine. Loomulikult on selle arvestuslikuks aluseks see, et kui palju tunde meil ühe või teise aine jaoks on, näitab ka seda, kui kaugele või lähedale me siis ühe või teise pädevuse arengus jõuame õpilasega minna, aga kogu see loogika põhimõte on tegelikult see, et eelkõige on tähtis see, et õpilane saavutaks need ainealased õpitulemused, mitte see, et ta tingimata mingisuguse tunni, näiteks matemaatikatunde siis täis istuks nii-öelda. Ja me püüame sellega natuke rohkem toetada siis sellist lõimitud õppetöö korraldamist, mitte tingimata sellist ainult õppeainepõhist õppetöö korraldamist ja ka tunniplaani koostamist. Aga põhimõtteliselt on jätkuvalt ikkagi see, et ka õpitulemuste sihi või ütleme taseme kirjeldamisel on lähtutud sellest arvestuslikust tundide mahust ja ainevaldkonna kavades on need arvestuslikud õppeainete vahelised tunnijaotused ka esitatud. Ja siis suurem või võrreldes varasemaga praegu siis ka võib-olla koolide jaoks selline suurem ja mugavam asi on siis see, et edaspidi on koolil võimalik siis oma õppekava koostada ja esitada siis ka vajadusel, eks ole, siis tegevusloa taotlemisel ministeeriumile ka lõimitult, et kui kool viib õppetööd lõimitult läbi, siis võib tema õppekava loomulikult ka lõimitud olla. Gümnaasiumis kehtivad üldiselt samad asjad. Uuendusena siis võib olla see, et edaspidi on lisaks nagu meil ka täna kohustuslikele kursustele, siis edaspidi õpilastele kohustuslik ka riigikaitseõpetuse teoreetiline kursus gümnaasiumi tasandil. Ja seal pole kirjas, mis klassis olema peab, õpilane peab sellest saama läbitud oma õppeaja jooksul.
ja teised põhimõtted on üldjoontes samad. Küll aga on meil gümnaasiumi riikliku õppekava lisaks, eks ole, ka valikkursuseid palju, siis kui varasemalt olid ainevaldkondlikud valikkursused ainevaldkonnakava juures, siis nüüd on ainevaldkondlikud kursused ja ainevaldkondade ülesed valikkursused on esitatud 2 eraldi lisana. Et kui neid ei leia ainevaldkonnakavast, siis on teise lisasse viidud. Ja nüüd siis lähekski nagu ainevaldkondade muudatuste juurde täpsemalt ja esimene meil vist järjekorras on keel ja kirjandus ja Hele siin teeb väikese ülevaate. Tere! Jah, keele ja kirjandus valdkonna kava on natukene täienenud ja natukene vähenenud. Vähenenud selle võrra, et kui varem oli keelekirjanduse valdkonnas 2 kirjandust, oli kirjandus eesti õppekeelega koolis ja kirjandus vene õppekeelega koolis, siis nüüd on valdkonnakavas ainult 1 õppeaine kirjandus. Ja tegelikult kirjanduse õppesisu sõltub siis suuresti õpetajast ja sõltub sellest, millise lugemusega, millise taustaga on õppija ja on võimalus siis tõesti õppesisu kaudu rohkem kujundada just nimelt eesti keele ja eesti kirjanduse ja kultuuri tundma õppimist. Et praeguses ainekavas, mis kehtivuse just lõpetas, sisuliselt vene koolide kirjanduses puudusid õpitulemused, mis suunasid eesti keele ja kultuuriruumi tundmisele. Aga see ei ole ju tegelikult väga loogiline, arvestades seda, millises kultuuriruumis õppijad õpivad. See oli üheks ja esimeseks ajendiks, et ainevaldkonna kava on muuta vaja, on vaja ühtlustada, sellepärast et eesti keeles ja vene keeles, sõltumata siis õppekeelest, võiksid õppijatel olla ühtsed õppeeesmärgid. Ja tulemusena siis tõesti ühtlustati eesti keele ja vene keele ainekavad ja nagu siis öeldud, kirjandus on siis samuti ühtsena. Gümnaasiumis muudeti väga oluliselt kirjanduskursuseid ja kohustusliku kursusena, kui varem oli ainult vene õppekeelega, meil ei olnud vene õppekeelega gümnaasiume, aga gümnaasiume, kus oli siis 40% õppekeelest vene keel, oli eesti kirjanduse kursus, siis nüüd on identiteet ja eesti kirjandus selline kursus, mis on kohustuslik kõigile. Ehk siis kirjanduskursus, mis annab ülevaate terviklikult eesti kirjanduse ja Eestis ilmunud kirjanduse kujunemisest. Lisaks sellele keeles on eesti keele ainekavasse kuulus selline kursus nagu meedia ja mõjutamine. Ja jälle üllataval kombel varasemalt vene keele kui emakeele kursustesse niisugust kursust ei kuulunud. Kui me aga vaatame ümberringi ja tegelikult mida rohkem maailm on muutunud selliseks veebikeskseks, sotsiaalmeedia keskseks, siis on hästi oluline, et tegelikult ka õppijad oleksid ühtses meediaruumis. Ja seetõttu nüüd tegelikult siis on ka vene keele kui emakeele kursuste hulgas vahetatud välja üks kursus ja sinna on lisatud siis meedia ja mõjutamise kohustuslik kursus. Samuti, nagu ma ütlesin, ainekava natukene kasvas, natukene kahanes, siis eesti keel teise keelena ainekava toodi võõrkeelte alt ära keele ja kirjanduse valdkonda. Nii nagu ta on tegelikult ka meie lähinaabrite juures, nii nagu ta on loogiliselt, eesti keel ei ole Eesti Vabariigis võõrkeel, vaid ta on muu kodukeelega õppija jaoks teine keel, ehk siis teine kohustuslik keel. Ja selleks, et kõikidel õppijatel oleksid võrdsed võimalused lõpetades põhikooli asuda õppima järgmisel tasemel, siis on eesti keele kui teise keele sihttaset tõstetud põhikooli lõpus B1-lt B2-le.
just nimelt selleks, et õppijal oleks võimalus gümnaasiumis paremini toime tulla ja mitte ainult gümnaasiumis, vaid ka kutseõppeasutuses ehk siis järgmisel haridustasemel. Ja gümnaasiumis vastavalt on siis taset tõstetud B2-st C1-ni. See ei ole täiesti kardinaalselt uus muudatus sellel lihtsal põhjusel, et tegelikult on ka tänasel päeval võimalik põhikooli lõpus juba sooritada B2 taseme eksamit, kui õppija on selleks võimeline ja valmis. Ehk siis need eksamid kui sellised on tegelikult praegu juba olemas. Päris palju on tulnud küsimusi, et millal siis ikkagi see B2 tase gümnaasium või põhikooli lõpus on kohustuslik, siis kohustuslikuks muutub ta õppijatele, kes alustavad 2024 4. klassis täies mahus eestikeelset õpet. Aga samal ajal jälle eestikeelne õpe täies mahus ei tähenda, et õppija peaks õppima eesti keelt emakeelena ainekava alusel, vaid õppija õpib ikkagi eesti keelt teise keelena ainekava alusel. Seal on oluline metoodiline erinevus, seal on õpitulemuste erinevus ja kindlasti siis ka õppesisu erinevus. Ja eesti keel teise keelena õppe pigem siis on lisaks keeleõppele on ta toetav ka aineõpet toetav õpe ja ainealast keeleõpet toetav õpe. Keele ja kirjanduse valdkonnas võib-olla üks olulisi muudatusi on veel see, et esimeses kooliastmes on loobutud osaoskustest ja jälle väga olulisel põhjusel esimeses kooliastmes on soovituslik üldõpetuse rakendamine ja üldõpetuse rakendamiseks on ühest küljest siis lihtsam õpitulemusi jagada erinevate õppeainetega koos selliselt, et nad ei ole paigutatud kuhugi ühe või teise osaoskuse alla ja on selge, et kui keeleoskuse arenemine, eriti esimeses kooliastmes, toimub oluliselt intensiivsemalt ja kiiremini kui edaspidi, siis tegelikult see osaoskuste jälgimine ei ole niivõrd õppekava keskselt niivõrd oluline. Pigem on ta ikkagi see, et keele areng on tervik, mitte see, et täna arendame kuulamist ja homme arendame kirjutamist, vaid ta ongi tervikuna. Et see võib-olla on siis üks suuremaid. Ja loomulikult on minu üleskutse pigem siis see, et kes keele ja kirjanduse ainevaldkonna kavast ja põhjalikumalt soovivad ainevaldkonna kavaga tutvuda, siis selleks on siis ainevaldkondlik infotund, kuhu siis juba tuleb meie töörühma suurepärane juht Andrus Org tutvustama nii ainekava koostamist üldiselt kui siis ka peamiselt kirjanduse arengut ja kui meil õnnestub siis ka vastne doktor Merilin Aruvee, kes keeleliselt rohkem panustas just nimelt keele ainekava poolelt, siis tutvustama põhjalikumalt seda ainekava. Ja see oleks praegu minu poolt kõik. Korra kaaperdan mikrofoni, et teha selline väike vahepeatus. Meil on pool tundi meie ühisest ajast praegu juba investeeritud, nii et jäänud on veel pool aega kõikidele, kes siis järgnevalt sõna võtavad. See teadmiseks ja korraks siis ka, et kui on neid, kes hiljem liitusid, et see, millele Hele viitas, on siis meie ainevaldkondade virtuaalsed infotunnid, mis toimuvad märtsikuus, mille kohta te saate homme ka e-kirjas täpse info ja lihtsalt siis, kuna Hele, sa mainisid keelt ja kirjandust, siis näiteks keele ja kirjanduse virtuaalne infotund on planeeritud 21. märtsil kella 4-5, aga kõige kohta siis tuleb ka informatsioon teile. Järgmisena Kertu, jah? Tere ka minu poolt, Kertu Tortoren ja olen siis liikumise, kunstide ja tehnoloogia peaekspert. Liikumine siis endiselt nime all kehaline kasvatus, kuid sisu poolest suurte muudatustega. Põhiliselt siis rõhuasetused oskuste teadmiste omandamisele, mis võimaldavad iseseisvalt just liikumisharrastusega tegeleda ja sellest rõõmu tunda. Ja uues õppekavas siis õpilastele luuakse võimalused
just nimelt proovida võimalikult palju erinevaid liikumistegevusi. Sellest siis nüüd lähtuvalt iseenda tervist analüüsida ja oma tervist edendavaid eesmärke seada. Ja selle kõige kõrval nüüd erilist tähelepanu pööratakse vaimse tervise ja vaimse nagu tervise tasakaalu hoidmisele. Et õpilased saaksidki aru sellest, kuidas siis liikumine on väga otseses seoses nende vaimse nagu tervisega ja kuidas liikumine on väga suur nagu mõju sellele, kuidas nende üleüldine heaolu kas koolipäeva jooksul ja üleüldises elus ka nagu on. Et selline hästi tähtis on tänapäeval laste jaoks nii koolipäeva keskselt kui ka siis üleüldiselt oma elus teada selliseid harjutusi nagu lõdvestusharjutused ja rahunemisoskused selleks, et praegu nagu stressi maandada ja siis omakorda ka seda stressi ennetada. Et kogu see vaimse tervise, et see vaimne tervis on väga päevakorras sellele nagu on viiteid meie nagu igapäevasest koolielust, et selliseid viiteid sellele on. Mis veel on väga suur muutus kehalise kasvatuses on selline mõõtmine nagu siis, et ei panda nagu võistluslikku mõõdet nendele tegevustele seal tunnis, vaid igaüks justkui mõõdab iseenda tulemusi lähtuvalt iseendast. Ja sel on siis sellised kehalised võimed nagu aeroobne vastupidavus, jõud ja painduvus, just nimelt selleks, et toetada õpilase tervise nagu arengut ja anda talle tagasisidet tema enda tervise kohta ja võimalikke siis eesmärke, et seda tervist ja neid erinevaid liikumisoskusi, liikumistegevusi ja harrastusi rakendada ka väljaspool õppetundi ja ennekõike ikka sellest nagu rõõmu tunda. Aga kuna siin aeg on napp, siis ma ütlen selliselt ka hõikan välja selle, et kehalises kasvatuses selline väga suurepärase ülevaate tuleb ja teeb selles kehalise kasvatuse infotunnis Maret Pihu ja kehalise kasvatuse infotund siis toimub 21. märtsil kellast 3 kuni kell 4. Nii et ma annan siit sõna edasi. Aitäh! Kertu, sa andsid iseendale sõna edasi, ole hea. Väga vahva. Mul oli eelnevalt mul hoopis teistsugune järjekord, aga sa saan aru, et kõik minu ained tulevad järjest, jah? Ei tule? Ei, see ka ei vasta tõele. Sinu aine ikkagi tehnoloogia on tähestiku järjekorras peale sotsiaalaineid, aga kunstiained praegu. Ja ma hõikan siia vahele selle ühe mõtte ka, et üks muudatus, mida ma ei maininud üldosade kohta, on see, et kui varem olid meil õppeained loetletud ka õppekava üldosas mingisuguses defineerimata justkui olulisuse järjekorras, siis nüüd on meil ainevaldkonnad ehitatud õppekavas tähestiku järjekorras, rõhutamaks just seda, et tegelikult on kõik õppeained ühtmoodi võrdväärselt tähtsad ja vajalikud siis terviklikuks inimese arenguks. Aga jah, Kertu, palun räägi edasi. Aitäh. Ja kunstiained. Kunstiainete alla siis kuuluvad nii kunst kui muusika ja hästi keskmesse on siis toodud õpilaste analüüsi ja mõtestamisoskused ja just nimelt see sihipärane kunstiline tegevus. See mõte on siis selles, et me ei õpeta ainult oskusi oskuste pärast ja teadmisi teadmiste pärast, vaid et õpilasel oleks see teadmine, kuidas kui oma sellist tekkinud ideed nii-öelda ellu viia sellele ideele kõige paremal, mõistlikumal siis viisil ja nii-öelda ka huvitavamal viisil. Hästi toetatud on katsetamine nii mõlemas, nii muusikas kui kunstis, selle katsetamiste kaudu õppimine, et selline mitte just seesama, et teeme asju õigel viisil, vaid proovime, katsetame, leiame erinevaid lahendusi ja seesama toetamine, erinevate lahenduskäikude toetamine, erinevatele tulemustele jõudmine, et kogu selline
et need oleksid sellised omapärased ideed, omanäolised ideed, igasugused sellised leiutised, mis on ka just nimelt, et tullakse välja mingite uudsete ideedega. Loomulikult tehnikad seal kõrval vastavalt siis sellele ideele ja soovile, neid siis õpetajad kõrvalt toetavad, et tehnikad siis nii-öelda nagu aitaksid kaasa selle idee teostusele. Suur rõhk visuaalkultuurile ehk kõik, mis on meie ümber, see teadvustamine, selle märkamine, et kogu ruum meie ümber on kunstist kantud, muusikast kantud, et heli ei ole ainult muusika nii-öelda nagu kirjutatud muusikapala, vaid heli on nii-öelda nagu kõik, mis on meie ümber ehk et seesama see visuaalne nägemine, visuaalne selline kuulmine ja tähelepanemine, selle kõige tõlgendamine iseenda jaoks väga laias mõistes. Ehitised meie ümber, keskkond nii-öelda nagu siis, kui me võtame arhitektuuris on küll ehitised, aga see keskkond nende ehitiste vahel, märgata ruumi enda ümber, mis on üldse ruumi nii-öelda nagu osad, et see kunsti mõiste väga-väga palju nii-öelda nagu laialdasemalt just nimelt analüüsida seda, et õpilased leiaksid selliseid elulisi seoseid selles aines, nii muusika kui kunstiaines ja eneseväljendus ja omalooming, et väga-väga suur selline rõhk on selles, et nad julgeksid just nimelt omanäolisust välja näidata nii muusikas kui kunstis ja oleksid sellised loomingule nii-öelda nagu orienteeritud enda mõistes ja siis ka nii-öelda nagu oleksid avatud teiste loomingutele, nii Eesti, nii pärand, nii-öelda nagu meie enda, kust me tuleme, kui ka maailma mõttes. Ja gümnaasiumi osas on ikka see endiselt hästi hea praktika on see tea, mõtle, loo mõtteviis kunstis, et kõigepealt, et ei ole selline ainult teoreetiline see kursus, vaid selline kõrvale nii-öelda nagu kogu aeg käsikäes käib selline loomise protsess ka, et see on võib-olla selline laiem vaade sellele kunstivaldkonnale, aga kunstide infotund, kus tulevad rääkima siis kunstide ja muusika töörühma eestvedajad on meil, ma vaatan siin 30. märtsil kella 4-st 5, nii et seal kindlasti sellisem sihitatum info, nii et kohtume seal taas. Lähme siis edasi loodusega ja valmis panna matemaatika. Tere, olen Liia Varend, siis loodusvaldkonna ekspert. Nüüd loodusvaldkonnas võib öelda niisugust suurt revolutsiooni ei ole toimunud, aga siiski on mõned sellised rõhuasetused, mida me peame oluliseks, et tuleneb see nii ühiskonnast kui teaduse arengust siis. Et esimene punkt, mille välja tooks, on see, et rõhutada teaduse olemusest arusaamist õpilastel. Et õpilastel kujuneks siis teadmine sellest, kuidas teadlased töötavad ja kuidas teadmised sünnivad üldse. Nüüd see on seotud ka järgneva olulise asjaga, see on ikkagi uurimisoskuste arendamine kõikides kooliastmetes, et 1. kuni 4. kooliastmeni. Nüüd oluliseks peame siis seda ka, et õpilane õpiks sotsiaalmeediast ja igasugustest alternatiivsetest infoallikatest tulenevat infot eristama sellest infost, mis on usaldusväärne ja tõenduspõhine ning see on küllalt oluline praegu. Nii oluliseks peame ka loodusainetes väärtuste mõtestamist, nende üle arutlemist, nende põhjendamist. Ning loomulikult peame oluliseks ka seda ja rõhutame siis, et ühiskond saab jätkusuutlikult areneda ainult siis, kui kõik sellesse panustavad. Nüüd võiks järgmise slaidi võtta, et nüüd kui vaadata õpitulemusi, et siis õpitulemustes on nii sisulisi kui ka vormilisi muudatusi, et järgmisel slaidil on neid natuke ka kirjeldatud, kui saab vaheldada slaidi. Et
no esimene asi muidugi on, et on ajakohastatud õpitulemuste sisu. Et kui mõned näited siia tuua, siis no näiteks on lisatud geograafiasse oluliselt laiemad metsanduse teemad. Varem oli seal paar õpitulemust, nüüd on terve teema. Või on lisatud materjaliteaduse alusi või on laiendatud, värskendatud keskkonnakäsitlust, rohepööre, ringmajandus, elurikkus, kõik sellised teemad. Ja kui on juurde tulnud, siis on ka välja jäänud selliseid õpitulemusi, mis ei ole enam ajakohased või need on ka selliseid, mis ei olnud, osutusid siin kogemuste põhjal mitte eakohasteks. Hoolikalt on läbi vaadatud, et ei oleks selliseid dubleerivaid õpitulemusi. Näiteks selle tulemusena terve 2 suurt teemat läksid loodusõpetuse teisest kooliastmest seal välja ja selle arvel siis vabanes võib-olla rohkem aega selliste tegevuste jaoks, mida siin sai eelnevalt just loetletud. Nüüd ka õpitulemuste detailsusaste, millega nad on kirja pandud, on oluliselt väiksem, et siin erinevalt õppeainete kaupa osades olid õpitulemused väga detailselt kirjeldatud, et näiteks füüsika õpitulemuste loetelust võis juba saada väikesed teadmised sellest õppeainest, sest nad olid seal nii detailsed, et praegu on siis seda detailsusastet oluliselt vähendatud ja teisest küljest annab see ka õpetajale natukene vabadust otsustada, mida ta täpsemalt seal siis käsitleb nende teemade all. Nüüd, kui vormiliselt vaadata, siis loodusvaldkonna õppeainete esitus selles dokumendis on ühtlustatud, et varem siin esimese kooliastme esitlus oluliselt erines, et nüüd on ta siis teistega sarnaselt esitatud. Võib-olla lühidalt kõik siis. Kõik, ma olen lõpetanud. Ja aitäh sulle, Liia, meil on matemaatika ja Helle, ole hea, ja siis sotsiaalained. Ja, mina olen siis matemaatika ja digipädevuste peaekspert Helle Hallik ja teen sellise kiirema ülevaate, et siis äkki lähme ajakavas natukene jonksu tagasi. Et kui matemaatikas eksperdid, kes olid kaasatud, on öelnud, et väga suuri muudatusi ei olnud ei põhikooliastmes ega gümnaasiumiastmes, siis tulenevalt sellistest tänapäevastest oskustest on siiski rõhuasetus toimunud sellisele andmeanalüüsile ja andmetega toimetamisele ja tegelemisele ja seda siis nii põhikooliastmes kui ka gümnaasiumiastmes, tuues sinna juurde siis palju sellist andmete töötlemist, kasutades erinevaid arvutipõhiseid programme. Ja teine suurem selline rõhuasetuse muutus on siis seotud erinevate probleemi lahendamiste oskustega. Et nii siis selles teises kooliastmes ongi ja kolmandas on välja toodud eraldi selline teemaplokk nagu probleemide lahendamine, et esimeses kooliastmes on see probleemide lahendamine ka eraldi toodud, et on varasema tekstülesannete teema on siis suures osas viidud sinna probleemide lahendamisele, ehk ta annab siis aluse läbi selle, et seal on oskus mõista eakohaseid tekste, panna selles tekstis sisalduv matemaatiline sisu nii-öelda matemaatilisse mudelisse ja siis edasi teises ja kolmandas kooliastmes on siis probleemi lahendamise oskused juba kirjeldatud sellise üldisemate õpitulemustega, mida on võimalik saavutada erinevat õpisisu kasutades. Gümnaasiumi osas jah, tõesti kitsa matemaatika õpitulemusi on täpsustatud, ehk siis kui see varem on olnud seal mingisugused üldsõnalised, tooks ühe välja, näiteks on ratsionaalavaldiste lihtsustamine, siis ütleme selles uues ajakohastatud õppekavas on siis ära määratud, kui täpsemalt, et millised ratsionaalavaldusid siis ratsionaalsete lihtsustamist on mõeldud. Et jah, et kogu see kitsa matemaatika plokis on näha, et need muudatused on tulnud läbi
läbi täpsustamise, et need õpitulemused ei ole nii üldsõnalised. Ja täpsemalt me räägime siis sellest matemaatika uues ajakohastatud õppekavast 14. märtsil kella 3-st kella 4-ni ja minuga koos on sinna tulemas selle õppekava arendamise protsessi juures osalenud Kadri Saaremaa, Silvia Pajus ja Kerli Orav-Puurand. Ootame teid kõiki sinna. Nii, aitäh siis Hellele ka. Kuna meie sotsiaalainete valdkonna eest vastutavat eksperti meiega täna siin kahjuks olla ei saa, siis teen mina põgusa ülevaate sellest, mis siis sotsiaalainetes muutuma hakkab või muutunud tegelikult juba on. Ütleme, suures pildis püütakse jätkuvalt õpetada neid samu asju ja ajalooõpetuses, eks ole, selline ajaloost ja kultuurist tervikliku arusaama kujunemine, ühiskonnaõpetuses siis selgelt siis aktiivse kodanikuks olemise pädevuste arengu toetamine. Aga võib-olla kui fookustest rääkida, siis ajaloos on väga selgelt esile toodud see, et ajaloo õppimine peaks käima läbi mitte sellise ajaloo jutustava õppimise, vaid läbi kriitilise dokumendi analüüsi ja põhjendatud seisukoha kujundamise kaudu ja ajaloo selline mitmeperspektiivsus on fookusesse toodud ja rõhutatakse siis ka sellist oma kultuuripärandi hoidmist ja edasikandmist ja on loodud võimalused siis õpetada Eesti ja maailma ajalugu põimitult selleks, et tekiks päriselt terviklik arusaam maailmast või meid ümbritsevast maailmast tervikuna. Ja väga selgelt on välja toodud ka see, et nii ajaloo kui ühiskonnaõpetuse siis õppimine peaks väga selgelt kajastama ka erinevaid ühiskondlikke globaalseid väljakutseid, millega me silmitsi seisame ja milline siis nagu meie kui inimeste ja kodanike roll nende probleemidega toimetulekus ja nende probleemide lahendamisel tihtipeale. Inimeseõpetus, mis kuulub ka sotsiaalainete alla, seal on siis võrreldes varasemaga pööratud rohkem tähelepanu tervisega, aga täpsemalt ka vaimse tervise hoidmisele, selleks tehnikate omandamisele muuhulgas. Fookuses on kiusamise ennetamine ja sellest tulenevalt siis ka selliste prosotsiaalsete oskuste kujundamine ja varasemast rohkem on pööratud tähelepanu ka sellise LGBT+ teemadele, nii tolerantsuse kujundamise kui austamise, aga ka sellise teadmiste ja harituse teemadel selle kohta, mis on muuhulgas tervislik seksuaalkäitumine. Ja ühiskonnaõpetusest täpsemalt siis jällegi aktuaalsed probleemid, praktiline õpe, kodaniku vastutus, kodanikuks kujunemine, uuendusena natuke rohkem fookuses rahatarkus, isikliku eelarve kavandamine, pereeelarve kavandamine ja iseenda siis finantside suunamine ja säästmine, võimalusel ka investeerimine ja lähtutakse siis sellist lähemalt kaugemale printsiibist, et õppimine algab siis sellest, mis õpilasele on tulenevalt vanusest, eks ole, ka eakohane, aga teemade ringis ka, et alustatakse inimese kodust, liigutakse tema kogukonna, siis riigi ja siis maailma poole, et see vaade nagu toimuks sellise õpilase kasvamise ja arenguga kooskõlas. Ja lisaks siis teistele ainetele on ka nüüd ajaloos ühiskonnas või sotsiaalainetes tervikuna palju selgemalt fookuses meediateadlikkuse kujundamine, selline kriitiline suhtumine infoallikatesse ja laiemalt selline üleüldine info otsimise, tõlgendamise, analüüsimise ja selle usaldusväärsuse hindamise oskamine on üks jällegi väljakutse, mis ootab meid kõiki siin lähitulevikus eest. Ja viimase valdkonnana on siis jälle Kertul sõna ja teemaks siis tehnoloogia. Ja tere taas. Tehnoloogia valdkonnas ütleks siis selliselt, et kõige suurem muutus üleüldiselt on see, et valdkonna pädevused on nii-öelda nagu ülesed, nii-öelda nagu ainete ülesed, et võib-olla see on selline kõige nii-öelda nagu väga sükene nagu põhimõtteline ja suur muudatus. Mis see annabki selle võimaluse justkui õpilasele, et olenemata sellest siis, missuguses aines ta nii-öelda nagu oma töid teostab, need tulemused peaksid olema saavutatavad siis kõikides ainetes üheselt, et ühed tulemused, see viis ja meetod, kuidas nende tulemusteni jõutakse, on siis vastavalt sellele, missugune on õpilase huvi. Ja see põhimõte ideest teostuseni ning tehnikate valik on vaba, on selline võib-olla jälle selline uudne viis ja väga suur nii-öelda nagu muutus selles valdkonnas.
Kuid ütleme selliselt, et siin ongi võib-olla kõige suurem küsimus, et kuidas seda kõike on võimalik nii-öelda nagu praktiliselt nii-öelda nagu teostada ja kuidas seda teha, siis tore on teada või nii-öelda nagu öelda välja ka seda, et näiteks Peetri koolis on õpetaja, kes on seda nii-öelda uut ainekava juba praktiseerinud ja kinnitab ja nii-öelda nagu inspireerib ka teisi õpetajaid selleks, või sellele, et see kõik on teostatav, tehtav ja see tõesti on võimalik toimima saada. See soopõhine jaotumine gruppidesse on ka üks aspekt, mida selle puhul välja tuua, et see ei ole valdavalt nii, aga seal on ikkagi veel koole, kus soopõhised jaotused toimuvad, ehk et seda siis nii-öelda nagu seda mitte teha, et nii-öelda nagu on poiste ja tüdrukute grupid, vaid see rõhk peaks olema või nagu see eesmärk peaks olema see, et need gruppidesse jaotumine on õpilase huvipõhine. Aga kui see huvipõhisus näiteks võib ka teha sellist asja, ehk on tehtud koolides ka selliseid praktikaid, et jaotutakse lihtsalt, kas tehakse nimekiri pooleks või siis kuidagi segatakse grupid kas või looside põhjal, et kuidas see on jällegi see, et kuidas on mingisuguses koolis võimalused, aga et sellist asja, et nii-öelda oleks tüdrukute ja poiste grupid, et seda siis mitte teha. Aga kuidas jällegi, miks selliste asjadeni, põhimõteteni jõuti, kuidas seda nii-öelda nagu võimalusena rakendada? Taaskord ütlen, et siin selles infotunnis, mis toimub tehnoloogia valdkonnas nüüd 14. märts, on tulemas rääkima siis Andri Kikkul ja Enelind täpsemalt nendest protsessidest ja sellest samast how to samamoodi, nii et ootame kõiki sinna. Aitäh! Aitäh ja tegelikult on tõesti üks valdkond veel ja see on meil võõrkeeled, mida siis ka meil Hele siin tutvustab natukene. Ja kuna meie võõrkeelte eksperti ja Marikat hetkel ei ole, siis natukene räägin võõrkeelte valdkonnast ka. Tegelikult võõrkeelte valdkonnas ei ole väga suuri muudatusi peale selle, et siis tõesti eesti keel teiskeelena läks sealt ära. Ja lisaks sellele siis on soov ja õigemini siis nüüd koolidele hakkab kehtima nõue, et B-võõrkeelt õpilase valiku hetkel tuleb talle pakkuda vähemalt 2 keelt valikusse, mille vahel siis õpilane saab valida. Küsimusi on olnud juba sellest, et kas tuleb siis avada ka näiteks 2 õpilasega grupp, siis tegelikult eeldus või soov on, et koostöös koolipidajaga leitakse võimalus, et õpilane saaks õppida seda keelt, mille ta kooli õppekavast on valinud. Et kui kool on oma õppekavas kirjeldanud näiteks, et B-võõrkeelena tema pakub soome ja hispaania keelt ja osa õppijaid valib soome keele, osa õppijaid valib hispaania keele, siis koostöös koolipidajaga oleks väga hea, kui kool leiab selle võimaluse ikkagi siis mõlemat keelt pakkuda. Aga kuidas see siis korralduslikult läheb, sellest siis juba natukene pikemalt tulevikus. Ja tegelikult on siis võõrkeelte ainekava ikkagi tuginev Euroopa keeleõppe raamdokumendile ja samamoodi siis selle sõsarväljaandele, mis nüüd on siis juurde tulnud. Kõikides kooliastmetes pööratakse enam tähelepanu meediatekstidele, autentsetele tekstidele ja pigem selliselt grammatikaoskuselt on rohkem suund siiski keelekasutusoskusele, õppija enese tagasisidestamisoskusele, mis tegelikult on ka praegu võõrkeelte ainekavas juba olemas. Ja kui me nüüd B-võõrkeelest veel räägime, siis ka praegu on õppekavas B-võõrkeelte loetelu lahtine, siis sinna loetellu lihtsalt lisandus veel võõrkeeli, sealhulgas siis meie naaberriikide võõrkeeled, soome keel, läti keel, rootsi keel ja üha rohkem populaarsust koguv hispaania keel.
ja tegelikult on ka praegu õppekava veebis olemas kõikidele need nimetatud keeltele mingisugune algne ainekava, millega on võimalik siis nüüd tööle hakata. Aga see ei ole siis nüüd praeguse ajakohastamise käigus loodud, et see alles tuleb. Ja gümnaasiumis siis on võimalus tegelikult õppijal valida siis ka täiesti uus keel, kui ta gümnaasiumisse läheb, kui näiteks ta on koolis valinud keele, mida see gümnaasium ei paku, siis tal on võimalus selles gümnaasiumis alustada täiesti uue keele õppimist, aga loomulikult siis juba gümnaasium peaks tagama selle, et õppijal oleks võimalus siis ka saavutada vastavalt siis sihttase. Ja võib-olla praegu võõrkeeltest rohkem ei räägikski, et siis kui tuleb infopäev, siis kuulete kindlasti rohkem. Ja, kuna meil hakkab ka aeg otsa saama, siis liigumegi siit kiiresti üle selle juurde, et millal siis need kõik muudatused rakenduma hakkavad. Nüüd 1. septembrist 2023 muutub põhikoolis kohustuslikuks uus keelekirjanduse ainevaldkonna kava tervikuna ja samuti muutub kohustuslikuks siis B-võõrkeele valiku pakkumine nende õpilastele, kes siis asuvad septembris 2023 B-võõrkeelt õppima. Gümnaasiumi puhul siis muutub õpilasele kohustuslikuks riigikaitse teoreetiline kursus oma õpingute jooksul, ehk et õpilasele, kes 23 astuvad siis gümnaasiumisse, nemad siis oma 3 aasta õpingute jooksul peavad läbima ka riigikaitse teoreetilise kursuse. Nüüd ülejäänud muudatused rakenduvad kohustuslikus korras, ehk et koolil on kohustus siis viia oma õppekava uute riiklike õppekavadega kooskõlla siis alates 1. septembriks 2024. Mis tähendab siis seda sisuliselt, et alates 24-25 õppeaastast toimub siis üleminek uutele õppekavadele või uutele ainekavadele iga kooliastme esimeses klassis. Et kui 2024-25 õppeaastal lähevad siis üle uuele õppekavale 1., 4., 7., 11., 10. klassid, mul on väike viga siin, siis sellele järgneval õppeaastal 25-26 toimub siis nii esimeses kui teises, 4. kui 5., 7., 8. ja 10. ja 11. klassis kõigis siis õppetöö juba uute ainekavade järgi. Selline see ülemineku loogika on, etapiviisiline ja kooliastme põhine. Nüüd meie poolne tugi siis sai juba mainitud neid infotunde, mis tulevad siis ainevaldkondlike muudatuste tutvustamiseks. Aga lisaks sellele siis me loomulikult koostame, ütleme siis jällegi taaskord, eks ole, hanke korras, kuulutame üsna pea välja konkursi selleks, et leida eksperdid, kes hakkavad töötama välja meil õppeprotsesside kirjeldusi. Õppeprotsessi kirjelduses me siis esitame soovituslikku õppesisu ja ka õpitulemuste järjestuse või jagunemise klassiti koos siis metoodiliste soovitustega ja viidetega ka erinevat tüüpi õppevarale, mille kaudu siis need õpitulemused võiks saavutada. Aga see on soovituslik dokument, aga jällegi ta on eelkõige just alustavale õpetajale või koolile, kes on oma õppekava siis nagu täiesti ümber tegemas selliseks toetavaks materjaliks ja meie plaan on need siis valmis saada 2023 aasta lõpuks. Ehk et tuleb selline intensiivne ja sisuline arendustöö meil siin koos ekspertidega ette võtta. Ja infotunnid toimuvad meil siis kõik märtsikuus. Info nende kohta tuleb ka õppekava veebi, tuleb ka kindlasti koolidele listidesse ja meie partneritele, aineliitudele meililisti kaudu, et hoidke siis selleks silmad ja kõrvad lahti. Ja lisaks me loomulikult siin lähiaastatel kavandame ka erinevaid täiendavaid juhendmaterjale ja koolitusi ja kõike sellist vajalikku tuge, mis on see, mida päriselt koolid õpetajad ise tunnevad, et vajavad. Ja selleks on siis meil ka seesama tagasiside küsimustik siin teile juba chatis vist lingitud, kuhu me tõesti palume teie sisendit selle kohta, et mis päriselt on see teie vajadus, et me saaksime sellest lähtuvalt muuhulgas kavandada ka selliseid erinevaid rakendamist toetavaid tegevusi. Ja kõik, kes teiega täna siin rääkisid, me oleme kõik alati teie jaoks olemas ja aitame igasuguse abi ja nõu ja muude pöördumiste küsimustega. Ja meie kontaktinfod ja kes mille eest vastutab, tuleb samuti õppekava veebi üsna pea infona üles ja õppekava veebi minnes siis oppekava.ee on see kodulehekülg ja sealt vasakult menüüs tuleb siis valida kõige viimane pealkiri, milleks siis on riiklik õppekavade ajakohastamine 2022 ja sealt alt leiab siis kogu vajaliku info, leiab nii uued ainekavad, leiab tulevikus kõik muud juhendmaterjalid ja leiab info nende infotundide kohta ja kõige muu kohta, mis meil siin veel lähipäevadel, nädalatel, aastatel ja võib-olla ka kuudel ees ootab.
Aga lihtsalt sellise ääremärkuse korras, et tegelikult riiklik õppekava oma olemuselt on lihtsalt selline ühiskondlik kokkulepe, ta on ka poliitiline dokument, eks ole, ta käib läbi poliitikute käte meil. Ta on visioon, ta on haridusstandard, ta on väga mitmes erinevas rollis, aga eelkõige ta on lihtsalt see raamistik, milles me oleme kokku leppinud, mis on see, millist inimest siis haridussüsteem eluks ette valmistama peaks, et mis on nagu need vajalikud oskused ja teadmised ja ta on eelkõige just raamistik siis kooli enda õppekava koostamiseks ja me väga loodame, et need muudatused, millest me rääkisime siin täna, jõuavad siis otsapidi ka teie kõikide siis koolide õppekavadesse ja soovime teile absoluutselt mõnusat arendusprotsessi ja tõesti me oleme kõik teile oma nõu ja abi ja muu toega alati olemas. Nii, aga Annika, ma annan siis sõna sulle tagasi. Jaa, ma väga ei tahakski kinni hoida, aga kuidagi viimane küsimus väga siin paistab silma, miks nii hilja tuleb, aga sellepärast, et see muudatus valitsuse poolt võeti vastu vast saab neljapäeval 2 nädalat tagasi ja me oleme töötanud väga survestatud ajaraamistiku piires ja et korraldada infotunde, kuhu tulevad teiega infot jagama teie enda kolleegid, kes on olnud need eksperdid, töörühmade liikmed ja juhid. Me oleme teinud seda esimesel võimalusel ja leidnud esimesed võimalikud ajad. Nii et tegelikult oleme tegutsenud väga kiiresti. Loodan, et siiski leiate võimaluse siis ka osaleda nendel sündmustel või siis salvestusi järgi vaadatakse. Ja, aga suur tänu, me oleme läinud 5 minutit ajas üle. Loodan, et see väga suurt muutust teie päevakavasse ei tekitanud